Aga Tiit, palun. Oota, ma tahtsin ennem küsida, kas Toomas, kas seal mingit tassi veel on, et mulle ka mingit vett saaks? Tassi on seal küll ja vaata siin ukse taga on allikavesi. Siin nendes purkide sees. Võta sealt. Jah. Et siis kohe hakka. Palju see näitab, palju seda peet sinna kaardi peale mahub? Et tere siis selle üle hulga ajale ennast näkku. Tere, rõõm näha. Jah, et mõtlesin siin tee peal siia sõites, et millest võiks alustada ja ma mõtlesin, et küsiks seda, millest ma pole kunagi küsinudki, et sa olid, kas sa ise olid ka Peterburist pärit? Mina olen ju nii nimetatud Venemaa eestlane, sest minu vanavanemad läksid üle Peipsi jää sel ajal, kui veel, see oli 1860. aastal, 67-68 võib-olla. Et siis, kui see rändamine oli siit Saksa erirežiimi alt välja, seal oli ka piirivalve ja siit välja ei lastud naljalt, siis isegi nagu räägitakse, et ratsaobustega ja padjad olid taga, et piirivalve ei saanud neid lasta kui surnuks lasta. Et ja siis asusime elama Luga rajooni Leningradi oblastisse. See jääb, kui siit minna Kingissipa või Jamburgi poole, siis Komarovkast edasi, eks ole, Narva ja Komarovkast edasi. Ja ta jääbki siis sinna rohkem Luga jõe kanti paremale. Ja seal siis minu vanemad, need elasid seal, emagi elas seal elu lõpuni, aga ta ei osanud eriti vene keelt, sest meil olid oma Eesti koolid ja Eesti kogudus. Ja meil ei olnud, Vene küla oli eraldi, üks Saabitsa küla üle meie jõe, Saaba jõe ääres oli see. Oota üks või? Artur, kui saate võtta käe pealt selle juhtme ära. Liiguta vett. See, asu. No. Et see oli omaette keeruline lugu, sest kuidas me sinna läksime tol ajal ju, nii nagu Vildegi kirjutas selle, kui siit see rändamine, väljarändamine oli igale poole, siis tsaari Venemaa pakkus maad. Tähendab, seda oli palju ja et seda sai tasuta. Me saime maa niimoodi, et ühe mullika tasu enam-vähem saime selle talukoha, aga loomulikult need metsaparsnikud, venelased võtsid metsa enne maha ja siis selle kännustiku andsid meile. Ja kännustikus siis see tuli välja juurida ja põldu teha ja see oli omaette töö. Ja siis esialgu ema-isa, kui nad oma vanemate juurest sinna selle talu kohta läksid, see oli Lööda küla jõe ääres, Saaba jõe ääres. Ja alguses elasid kuuse all, aga siis oli neil juba mitu last, sest mina olen eelviimane laps ja meid oli kokku õdesid, vendasid 11. Aga siis muidugi ei olnud veel nii palju. Mina olin veel sündimata loomulikult. Ja siis nad hakkasid ehitama, sinna ehitasid maja ja kõik kõrvalhooned ülesse. Ja maja jäigi, suur maja jäi ehitamata, väike maja nüüd sai tehtud algselt, aga kõrvalhooned olid kõik olemas. Ja suur õunaed juba ja loomad ja ühesõnaga muutusime nagu omaette rikkuriks võrreldes venelastega, kelle küla oli üle jõe teisel pool, Saabitsa nimeline küla. Ja aga kui peol käidi, siis ikka oli eestlaste ja venelaste vahel ikka oli kisklemist.
Nii et sellist integreerimist, nii nagu praegu me siin arvame, ikka kuidagimoodi ei saa, need kultuurid ja tavad on ikka nii palju erinevad. Ja meie läksime selle kultuuri juurde, aga ikka siit Eestist sinna ja ei sulandunud suugi sinna päris kokku. No niimoodi siis oli, kui sõda tuli. No enne sõda kollektiviseerimine, viimane naks oli 1938 ja meilt võeti, rehkendati, et me oleme nagu kulakutõugu natukene ja võeti loomad ära, üks lehm jäeti ainult ja siis, kui ükskord 38. aasta augustis tuldi isale järgi ja viidi ära. Mina olin siis 3-aastane ja nüüd alles mul õde sai teada, et ta siis seal novembris või oktoobris lasti Leningradi juures ühishauda lasti maha. Et lasti maha kui natsionalist, rassist, nii nagu praegu sõimatakse Eesti rahvad. Ja siis ema jäigi kõige nende 10 lapsega. Ja lõpuks viidi viimane lehm ka ära. Ja siis mul kõige vanem vend Volli, tema oli 16-aastane, oli kaikaga siis lauda ukse peal ütles, et kes tuleb, see saab, see kaikaga need, kes lehma järgi tulid. Aga lõpuks viidi tema ka kinni ja lehm viidi ikkagi ära. Ja lõpptulemus oli see, et kästi välja ära kolida sealt 38. aasta juba anti käsk, et kõik Eesti talud ümber vedada Vene külaks, sest Vene külad olid kõik tee ääres nagu rivis, et peab. Ja selle käsuga siis mul vennad ja õed said ühe maja osta, palkmaja ja vedasidki tee äärde. Nii et kui ma sealt edasi mäletan seda aega, siis ühte seika veel, et seal Lööda külas, kus me elasime, seal üks 300-400 meetrit üle mäe elasid Kristiina Ojulandi esivanemad, jah, sest minu tädi on see juur, aga selle tädi tütar, need 4.-5. põlvkond, mis ta praegu on siis meil sugulane. Nii, nüüd ma räägin siis edasi, kui tuli sõda, siis oli meil juba see puumaja üks kokku veetud sinna tee äärde, Võssoka Griiva, kõrge Griiva, see küla oli seal sellise mäe seljandiku peal, läks see tee. Ja sealt ei ta veel valmis ei saanud, tol korral maju ehitati nii, et suured kivid ainult nurga alla ja palgi otsad sinna peale ja niimoodi see maja lõpuks siis vajuski ka kõveraks, kui pika peal Vene külad on kõik natukene kõveraks vajunud, et õiget vundamenti ei ole. Ja siis ma mäletan seda, kui see oli, kui sõda algas 41. aastal sügisel, 28. midagi augustil, mis siit Vene väed viimati lahkusid, aga siis nad jõudsid Peterburi alla ja kuskil seal oktoobris nad jõudsid sinna meie külasse. Ma mäletan, kui Saksa need mootorratturid tulid mööda teed õhtu poole, tasakesi, osa oli mineeritud teesid ja nii edasi. Ja siis tulid sinna meie õue ka, sõdurid sealt peatusid seal ja meil oli 2-3 kana seal, jooksid ümber maja, jooksid nende järgi, võtsid seal kinni ja keerasid pea 2 korra, torkasid omale vöö vahele. See oli esimene kohtumine jälle nendega minul. No see on niisugune palju ja pikka juttu ja 3 venda mul siis võeti Vene sõjaväkke enne sõda just. Ja sõda algas, siis nad nihverdasid kuidagi üle rindejoone ja tulid Saksa poole peale edasi. Ja läksid Saksa sõjaväkke hoopis.
kõik sellest, et isa eest kätte maksta ja kõige selle elu eest, mis seal tehti. Ega seal mingit ideoloogiat muud ei olnud, ainult see, et see kuritegu ja julmus, mis noh, meie eestlased mehed ja ingerlased mehed ja viidi kõik ära põhiliselt ja lasti maha. Et see, nüüd selle ühisaud on seal Leningradi ligidal, ma ei ole sinna vaatama saanud. Vot nii, ja 43. aastal, õieti 42. aasta kevadel, aprillis, siis sakslased tõid meid kõik sealt, eestlased Eestisse, ingerlased Soome, et oma kodumaale. Siis ma jõudsingi, tulimegi oma vanavanemate juure Karksisse, vanaonu maja on seal üks karumlane talu, aga meid siis jagati laiali taludesse sulasteks. Ja me olime siis alguses Riidamäe talu oli, kus olid ka peremehed ära küüditatud 41. aasta suvel. Ja siis selle pere vend jälle haldas seda maja ka. Nii et üks Piibu Jaak oli, kes seal seda peremees oli siis järgi jäänud. Ja sinna toodi siis saksa jõu ja meil oli üks, mitte saksa, vaid meil oli üks vene vang ja üks Ukraina vang. Ja vaat nendega ma sõbrutsesin hästi, nendega mängisime kabet ja malet ja siis aga siis sinna tallu pandi siis selline nagu virtinad sellisesse talusse, kus peremees oli ära, pandi siis peremehe asemel üks kamandaja, selle Piibu Jaagu nagu usaldusinimene, need naisterahvad. Need olid nii püüdlikud, püüdsid meeldida selle peremehele. Ega siis meile niisugust liha ega sellist otseselt süüa ei antud, ainult ikka sea kõhualustele nahka ja siis sousti ja kartult ja kogu seda talutöö. Aga loomi oli meil palju seal pidada, need lasti siis maha ja viidi jälle minema. Ja siis mina muidugi seal olin nagu, ja seal oli piima, oli niimoodi, et piimaputka oli seal, kus koha peal jahutati maha, see oli lukus, see maja, ja meile anti ainult lõssi, mis tagasi toodi. Nii. Ja siis muidugi ma olin ükskord nii vihane seal, et ma selle Virtina tuba oli eraldi, see oli suur kummipuu ja ma mõtlesin, Virtina oli ise sõitnud Viljandisse kuskil asju ajama. Ja ma mõtlesin, mis asja ma teen. Ja ma lasin talle 2 padja vahele sinna hunniku voodisse. Ja noh, loll lapse aru ka, eks ole, et midagi ei tule välja. Aga tuli küll välja. Siis kui ta tuli, siis kutsus oma kaitse sinna ja need vene vangid ja olid ohus, et need lastakse maha, et nemad on süüdi. Aga mul vend siin, see Elmar, tema oli natuke vanem, tema oli karjas ühel Piibutalus seal kõrval. Tema võttis nagu süü omaks. Aga siis jäeti rahule, minule ka ei tehtud midagi siis, aga siis jah, kui ta ei oleks omaks võtnud, siis oleks katastroof olnud seal. Mehed oleks maha lastud küll. Vot nõndamoodi. Ja nüüd siis hiljem sealt, kui ma läksin siis Viljandisse, hakkasin kooli käima, mitte Viljandisse, vaid Karksi-Nuia. Ja Karksi-Nuia, seal tuli 9 kilomeetrit ja esimesse klassi läksin 9-aastaselt 45. aasta sügisel. Ja siis oli see aeg, kus koha peal siis pärast sõda just Saksa need väed läksid, taganesid. Ma olin seal sõbraga siis, kui see taganemise käik oli, tollal kruusane tee hästi tolmas, vaatasime ikka, missugused erinevad autod sealt kõik mööda läksid ja hobustega veeti ja see killavoor läks sealt. Ja meil üks kiviaed oli sealt üks 100 meetrit teest eemal, siis sealt vahtisime kiviaia tagant, kuidas see asi kõik käis. Ja hiljem muidugi need venelased viskasid pomme ka, seal niisugune tümakoht oli madalam. Ja sinna jäid mõned pommid jäid sinna tüma sisse kinni ja ei lõhkenud. Ja siis me hiljem selle sõbra poisiga vedasime hagu peale ja
ja siis ta panime tule otsa ja siis lasime neid pomme. Need olid lennukipommid. See oli igavene vahva, kui see mürakas käis. Aga kooli hakkas minema, no hommiku hakkad minema 900 kilomeetrit jalgsi, siis olid need tee ääres veel surnud hobused olid ja mis olid ülevalt pommitamisega ja neid ma natuke nagu kartsin ja kahurid seal viltu oli siin ja seal, aga püssirohtu sai sealt hästi palju ja sellega siis sai jällegi ühe toru sisse pandud ja sai jällegi põletatud ja nalja sai. Ma jäin koolimajja sedasi nagu sinna mõneks ööks ka, siis me tegime seal tuld, paugutasime, siis tulid miilitsad kohale ja igavene arutamine oli sellega jällegi, kes ja kus ja mis. Nii, ja nüüd ma siis sealt edasi, kui seda lõppes, siis me tulime ära siia Karksi nuia ligidale Vanaolu tallu. Vend Elmar jäi sinna, hakkas peremeheks, ta oli ka 6-17 aastane. Siis anti ka iga põlistatud talu kohta anti siis suur dokument ja no nii nagu see tsirkus käib, mis pärast jällegi ära võeti kõik kolhoosi ajad. Ja siis hakkasin sealt koolis käima, see oli 7 kilomeetrit juba käia. No lõpetasin siis Nuia kooli, siis Tuhalannes käisin veel 7. klassi. See õnnestus mul kiitusega lõpetada ja siis sain tasuta või tähendab ilma eksamiteta Tallinna tehnikumi sisse, elektromehaanika tehnikum. Tol ajal oli ta kommunaalehitustehnikum ja algus oli elektromehaanika ja see oli kommunaalehitustehnikum. Selle lõpetasin ära 55. aastal ja siis töötasin Kilingi-Nõmmes elektritehnikuna. Sealt võeti sõjaväeki, siis viidi mind Murmanski ligidale, ehitasime seal. Sõjaväeki minekuga oli ka nii, et kästi juuksed maha ja mina ei ajanud ja siis mulle komissariaadis öeldi, et me saadame sind sinna, kus su isagi. Nii et nemad teadsid nagu juba, eks ole. Ja siis saadi mind sinna Murmanski ligidale raudteed ehitama, kõige põhjapoolsemat raudteed. Ja seda siis ehitasime seal aasta aega. Siis oli see 56. aasta, 55. 56. jah, oli see Ungari ülestõus. Kartsime, et sinna viiakse, oligi juba see plaan. Aga see jäi ära ja siis leiti, et see on Komsomoli ehitus, siis leiti niimoodi. Ja hakati tooma sinna tüdrukuid ja kõike muid, tähendab meid välja vahetama. Meile pakuti lepinguid siis kuskile tööle. Ja mind ka tegin lepingu Sõõsranisse, et sinna raudtee peale ehitada. Ja need muidugi plikad, kes sinna, neile lubati palju soodustusi, seal kõvad palka ja tulid kingakestega sinna talvel külmaga. Siis pandi meie kasarmutesse, me läksime sealt minema. Sõõsranisse oli selline lugu, et mul sõbrad läksid sinna, need, kes võtsid nagu avanssi. Mina avanssi ei võtnud. Ja ma käisin vahepeal kodunt läbi ja sõitsin sinna järgi, võtsin siin pudeli viina kaasa ja läksin siis neid otsima, sain neid Sõõsranis kätte. Seal barakis, kus nad elasid, see oli tolmune, eks ole, koridor oli pühkimata ja siis iga õhtu oli see lõõtsa tõmbamine. Ühte ja sama joru kogu aeg. Ja mul sõbrad seal ka võtsid mind vastu ilusti, siis võtsime seda napsi, neil oli kilu seal, siis üks tüdruk lonkas sinna, tuli uksest sisse, oli juba purjus, tuli siin laua juurde, kas tohib võtta sealt. Ma ütlesin, võtku. Ja siis istus mulle sülle, jõi selle viina ära, võttis käega seda kilukarbist, need kilusid, need rida oli kiludega, läks uksest välja. Ma mõtlesin selle peale, et
soo, siia mina küll ei jää. Ja siis hakkasin ajama seal seda asja, et noh, ma sinna Sõõsarnisse ma olen nagu elektrikuna, aga mul on ju lepingus elektrotehnikuna. Ja siis nõudsin, et mind saadetakse Kuiberšõvi, et ma saaksin elektritehnikuna tööle, nii nagu lepingus on. Ja siis mulle kirjutati, ma sain passi sealt, et ja komandeeringu nagu sealt, et ma võisin Kuiberšõvi minna. Aga noh, ma läksin raudteejaama ja seal tuli teine rong ette ja ma sõitsin Eestisse. Ja oligi kogu lugu, kuna mul mingisugust seda rahalist vahekorda ei olnud, siis jäeti mind rahule. Ja siiamaale. Nii et poisid jäid sinna, mul on neist kahju. Ja ei teagi, mis pärast nendest sai. No nii, siis ma tulin tagasi, siis ma hakkasin siin elektritöö peale. Et kõigepealt olin natukene aega Vene Draamateatris valgustaja 3 kuud. Seal sai omajagu nalja kõigi nendega näitlejatega ja kõigega, missugused nad on, selle osa oli sedapidi ja teisipidi. Ja siis hiljem 57. aastal siis läksin juba Tallinna Võrgurajooni, kus hakkasin siis ka tõsiselt elektriliine ehitama. Nii et näiteks esimene ehitus oli Kuusalu Kehra kõrgepingeliin, kus sai siis seal esialgu mastide otsas turnitud ja alajaam valmis ehitatud, siis oli veel puit mastidel kõik. Siis vahepeal muudeti Tallinna Võrgurajoon, põllumajanduselekter tuli 1960, siis läin põllumajanduselektrisse, siis anti mulle brigaad ja ehitasime siis esimest korda välja elektriliinid Vihterpalu kolhoosi ja siis ka selle Kajakasse veel otsa ja Noarootsis ja siis huvitav nähtus oli siis tol korral, et tol korral nagu pakkusime elektrit talupidajatele või kes seal oli ja nad ei tahtnud, et see kallis ja võõras asi ikka oli harilik petrooliumilamp. See oli 1960, 61, 62 ja aga siis, kui juba elekter sees oli, kui 1 päevaks või kuidagi oli elekter ära, siis nad olid kõik karjas, et miks ei ole ja nii hädas kui hädas. Et sellise nähtuse või tsükli üleelamise olen saanud ka. No see on nagu kõigi uute asjade. Ja hästi põnev. Et kuidas nii kiiresti võib kõik muutuda. Ja siis ma seal siis natukene ülendati mind, võeti siis sellest brigaadiri või selle tööde juhataja kohalt maha, mitte maha, vaid anti mulle siis energiajärelevalve inspektori koht. Ja siis ma kukkusin sõitma, 1/4 Eestit oli, kus ma võtsin vastu siis nii elektriliine kui alajaamu. Need olid siis saared ja Lääne-Eesti. Ja tegin akti ja iga akti juures oli siis hea söök ja viin ja kõik sellised asjad. See oli üks huvitav aeg. Ja. Et seal üks liin seal Noarootsis oligi, kus ma teadsin, et viga oli, ise ehitasin, eks ole, seal. Ja kui ma olin seal inspektoriks ja selle ühe asja lasin ümber teha. Ja siis nad naersid muidugi, aga siis mul oli vastutus teine. Nojah, aga siis nüüd võtame need vahepealsed asjad seal. Ma olin ka geoloogina tööl vibropuuri peal. Siis käisin mööda Eestit ja vibropuuriga 16 meetrit seda pinnast sai sondeerida, et siis Eestis neid põhilised maaparandustööde osas, et kus koha peal need veed on. Sellega sai paar aastat. Siis Harju teeninduskombinaadis tegin elektrikilpe, automaatkilpe ja nii palju kui tol korral see automaatika, see oli niisugune nohu. Ja siis
mõtlesin, siis jah, vahepeal või olin tööl selles põllumajandustehnika elektrifitseerimisosakonnas vaneminsenerina olin 7 aastat tööl ja istusin seal Laia tänava 31 seal. Ja seal ma hakkasin ka esperantoga tegelema. Ja kui ma sealt nagu ära tüdinesin, vaatasin, et vaneminseneri koht küll, aga sain ainult 140 rubla, et sellega nagu ei ela ära. Aga siis kutsuti mind Kalevivabrikusse, üks sõber kutsus. Ja läksin sinna tuletõrje. Siis nagu ülemas teise mehega koos. Ja seal siis sai ka esperanto keelt õpetatud, oli seal oma grupp ja klubi ja selleks mind sinna kutsutigi. Ja siis seal sai küll hästi palju šokolaadi söödud ja konjakit joodud ja ise kooke tehtud ja sellest me lassid, ilus elu oli. Aga see oli ainult üks aasta. Siis ma jäin pärast sinna kondiitrivabriku dispetšeriks, jäin veel 9 aastaks selle valmiskauba väljaveo peale, selle transpordi organiseerimise peale. Ja siis sealt edasi mõtlesin, et ei, see asi ka ikka mind ei rahulda. Ja läksin siis Metsamajandusministeeriumi fotograafiks. Nii et läksin kohe nii, läksin Jüri Pere on seal üks praegust selline, ta siiamaale veel ikka teeb fotosid. Ja tema juurde hästi haruldane, tore ja abistav mees ja sõber mulle. Ja siis kahekesi hakkasime siis piimikus vaheldumisi tegema tükitööna fotosid. Kogu Metsaministeeriumi haldusalal kõik ehitused, tooted, konverentsid, et need asju siis nagu jäädvustada. See on 3 aastat oli seal, aga siis hakkas mul see asi, et silmadele hakkas miski asi. Nähtavasti piimikus ikkagi need kemikaalid, eriti seal oli hüdrokinoon ja teised sellised, mis olid nagu teravamad silmadele. Ja oli niimoodi, et ma ei saanud trammis ka sõita, kui natuke liikus, siis tekkis valu silmades. Mõtlesin, et ei, ma siit pean ära tulema. Aga siis tuli mulle see võimalus, et vahetada korter siia Võsule. See oli 1979. Ja, aga see korter oli, siin oli kultuurnik või tähendab kultuuriala juhataja. See läks ära ja mulle pakuti siis see kultuuriala juhataja siin. Ja sellega ma siis tegelesin tükk aega. Siis ma olin paralleelselt Käsmurahvamaja juhatajana aastaid. Tegime pereõhtuid ja muid seal, mis seal vaja oli. Ja muidugi siis sinu isaga hakkas see peale, Rekreaga. Et tema oli siin väikene turismibüroo oli siin selle autobussi peatuse juures, selle Velju ranniku maja oli veel seal. Ja seal oli siis see kohalik turismibüroo. Ja sinu isa oli ka seal tööl natukene Rohtla juures. Ja tema oli niisugune, su isa oli väga aktiivne, et ta võttis siis mul nööbist kinni, ütleme, et hakkame ise tegema, mis me siin jukerdame. Ja siis mõtlesime, et mismoodi teha. Et peaks tegema siis just õpilastele neid ekskursioone. Ja kuhu? Et katsume Sankt-Peterburi. Et see on niisugune ots. Ja siis ta ajas välja selle otsa ka seal Tšernohovskaja, see turismi või tähendab ühiselamu vana pioneeride laager, mis ta kunagi oli seal. Aga seal oli ta kohandatud niimoodi, et oli võimalik vastu võtta ka siis õpilasekskursioone. Ja sinna läksimegi alguses. Võtsime siit
ühe grupi kaasa ja läksime sinna ja sealt hakkaski peale siis. Kuni siis hiljem tulid siis need järgmised etapid, noor turist ja siis see viimane. Ja no noor turist praegugi ikkagi vist ikka tegutseb. Ja peab ütlema, et see oli üks väga huvitav aeg, see turismi aeg, et ma selle turismi kursuse nagu lõpetasin ja seal oli see Veljo Ranniku oli üks õppejõududest, siis oli nüüd ei tulegi meele. Ühesõnaga, nende meeste baasil siis sai tehtud õppereisi ja mulle väga meeldis. Ja Sankt-Peterburis ma käisin üle 100 korra gruppidega, õpilasgruppidega ja ükskord oli ka 2 gruppi korraga, kui ei leitud giidi need 2 bussiga ja siis jagasime. No tol ajal oli mälu hea ja ma sain ikka ekskursiooni vedada kõigis neis muuseumis eesti keeles ka. Sest sealt vene keeles meie lapsed ei saanud aru ju sellest. Ma pidin need kõik omale ka selgeks tegema. Aga no nüüd, kui see insult oli ja siis mälu sellega läks tükk maad tagasi ja praegu on niimoodi, et tihti siinsamas räägid ja juba jällegi ei mäleta. Ja siis oli nüüd veel südameinfarkt oli, et pandi stendid veresoontesse ja nüüd ma olen selline, nagu ma olen. Olen pensionär siin. Aga nüüd ma räägin võib-olla sellest, mis siin hakkas siis toimuma, kui ma siia Võsule tulin. Aga teeks väikese vahe, äkki Toomas valab vett? Mul on. Mul on see otsa. Viina sa ei tahagi? Ei taha. Jah. Nii, sa tahtsid teada, et kuidas ma siia majadesse sain. Et ma sain vahetada Tallinna korteri siia Võsule täitsa ametlikult ja siis siinne kultuurnik läks Tallinnasse ja mina sain tema korteri siin. Ja kuna see oli ametlikult kohe mulle antud, tähendab, siis ma seal elasin päris kindlalt, see oli Mere tänav 83 Võsul. Aga nüüd, kui see omandireform tuli, no enne seda oli muidugi see meie vabariigi taas tekkimine, et ma siin päris hoolega ajasin neid asju ka Eesti komitee asjuna ja siis olin ka Eesti Kongressi saadik, valiti sinna, need käisin kongressidel ka saadikuna ja tundus niimoodi, et ma olen nagu Eesti kodanik, kuigi ka mulgi oli tükk tegemist, et kuna ma olin Venemaalt, et mulle kohe nagu Eesti kodakondsust ei tahetud anda, et ma, kuigi ma olen eestlane, eesti keelt räägin, aga see bürokraatia on ikka jura küll omaette. Ja sain selle, aga siis tuli omandireform ja seal siis Mart Laar ja teised, kes nüüd selle omandireformi nii ära tegid, et tekkis nagu uus küüditamise periood Eesti rahvale. Et inimesed, kes olid omas korterites ja need, kes pärijad ja pärijate pärijad nõudsid tagasi oma omandid, mis oli juba ümber tehtud uute elanike poolt seal sees ja neid ei olnud tihti seda vajagi. Ja riik nagu
ei reguleerinud seda probleemi ja jäeti ühesõnaga need sundüürnikud täiesti kuidagi lindpriiks. Ja mina olin üks nendest. Nii et see omanik, kes seal oli, see müüs mind koos selle majaga teisele, Marika Vartla, kes ostis siin 8 kinnistut, midagi oli tal siin juba ostetud niimoodi hüpoteeditega, ta nende varal sokutas omale seda varandust ja ma käisin siis sellega, minuga oli niimoodi, et pandi uks kinni, ma olin teisel korrusel ja minu asjad jäid kõik sinna sisse ja mind enam sisse ei lastud. Ja politsei ütles, et tema ka ei saa teha, kuna see on tema omand. Ilma tema loata ei saa. Ja Marika muidugi ei lubanud mind sinna ja ma ei saanud mitte midagi sealt toast kätte. Ja siis andsin kohtusse. Ja see kohtujura, nii nagu meil käib, niinimetatud õigusriigis, kestis 6,5 aastat. Et ma oma asju kätte saaksin ja et need asjad kuidagi laheneksid. Ja ta ei andnudki teistmoodi, vaid kui ainult tõi need mustades kottides, tõi kõik siia, mul sõbra majja siia, tõi ükskord ära, kui kohus juba otsustas, et ta peab need asjad ära tooma vähemalt. Aga see oli siis kõik segamini ja mul oli see katusealune see kammer, ta vahepeal tegi katust, see oli vihma sadanud, asjad olid märjad ja Erik, need mu fotoasjad olid kõik nagu ei olnud enam kõlbulikud, mis mul seal olid. Mul fotolabor oli see katuse all. Ühesõnaga, siis siin ma mitu nädalat põletasin neid asju lihtsalt, et lahti saada veel sellest ka. Muidugi jäi veel üle aru palju veel raamatuid, mida ma pidin siia veel tooma. Siin mul sõber Olav Langsepp, kellega koos nagu olen mõlemad esperantistid ja selles liinis lõpuks saime aru, et oleme ka mõttekaaslased vaimselt. Ja siis hakkasime arutama, et neid kohti on ju palju, kus koha peal inimesed käivad joomas, söömas ja muidu niisama pläägutamas, et teeme ühe koha, ühe ruumi, kus ka vaimseid asju rääkida. Ja siis, et teeme mittetulundusühingu. Ja siis oligi, et 1995. aastal tegime mittetulundusühingu Võsu vaimne keskus Aamo. Ja Aamo tähendab esperanto keeles armastus. Et armastuspõhine selline mittetulundusühing, kus arutleme ainult selle üldinimliku moraali ja kõlbluse küsimusi ja inimese igavikulisi probleeme. Kes inimene on, mis on teadvus, mis on mõtlemine, mõttelend, mis on sünd, mis on elu ja mis on surm ja missugune elu on ka peale surma. Sest reinkarnatsioon on mulle loomulik arusaamine ja temale ka. Ja siis me need asjad panime niimoodi kokku, et siin teeme sellise koha. Minul oli muidugi veel see asi, et esperanto keelt võtaks selle aluseks võimalikult. Et kuna see neutraalne keel täiesti mulle nii loomulik ja omane nagu vastu võetav, et üks keel peaks üldse olema, mis on kõigi emakeelte kõrval ja ka dialektide kõrval. Et need jäägu kõik oma täies arengusse edasi, aga üks edasi neutraalne keel peaks olema siis, mis liidab inimesi, mitte rahvusi, vaid inimesi. Et ei ole niimoodi, et kui hiinlane seal eestlasega räägib, et siis
et ma räägin, kui inglise keeles, siis ma räägin inglasega. Aga kui ma esperanto keeles räägin inglasega, siis ma räägin inimesega, mitte inglasega. Et see oli selle neutraalse keele sisemine idee. Ja muidu ma võtsin seda väga tõsiselt. Üle 10 aasta, iga aasta korraldasin neid esperanto looduse laagreid, Esperanto Natura, ja need olid küllalt suured üleliidused laagrid, et seal oli kuni 300 osavõtjad, telkides olid need põhiliselt ja üle Eesti siis siin ja seal. Tol ajal Jaan Eivart väga palju aitas mind organiseerimisel, sest et kui sellise laagri korraldamiseks, seal pidi olema keskkomitee luba, et kui kuskil koolis või sofoosis või teha meil nädalased seminarid ja seega oli tarvis ülevalt kõvat tuge. Muidugi seda ma tegin väga tõsiselt ja väga innuga ja meil oli oma organiseerimiskomitee ja terve aasta tegime tööd, et järgmine aasta jälle sellist looduslaagrit teha. Sest selles laagris oli kõik loengud ja tegevus, kõik oli esperanto keelne. No jah, aga iga asjal tuleb ju, jõud lõpeb ära ühes kohas ja teises kohas ja mul ka see oma isiklik elu ja ega neid kaaslasi ja kaasmõtlejaid nii väga palju ei ole ju. Aga siis üks huvitav inimene tuli hoopis Norrast, vanem inimene. Me nimetame teda Clarinoks. Ta ise pani omale selle nimi, muidu ta oli Tšellaug Johnson, aga siis Clarino. Tema see idee meeldis siin 70-aastaselt, hakkas esperantot õppima 70-aastaselt. Ja siiamaale. Ja tema käis siin ära, et meil on selline mittetulundusühing AMO, et see armastuspõhine, tema oli seda liini ja esperanto ka oli tal täiesti ja ta oli hästi aktiivne, väga vitaalne. Nüüd ta sai 90-aastaseks ja tuli siia ja hakkas siis mind finantsiliselt aitamas natukene. See tahtis remonti saada, siin vana lagunud maja, aknad ära vahetada, raamid ära vahetada, siis ostis siia veel pliita ja boileri ja ühesõnaga ja siis organiseeris, ma tegin siin iga suve õpilastele, kes siin puhkasid, ka vene lapsed ja eestlased ja tegin neile esperanto kursusid, nad lõpetasid. Osa õppisid päris hästi, aga hiljem, kui ei kasuta, siis läheb ära. Siis täiskasvanutele tegin siin esperanto kursust. Nii et oli see. Ja siis see mammi käis siin päris iga suve ja ta aitas siis organiseerida. Aga samal ajal ka 3 korral võttis kaasa, et lähme teeme esperanto propagandat siis Soomes ja Norras. Ja läksimegi siis Soome, täitsa sõitsime nii pea juhuslikult kuni Inarini välja, Rovaniemi ja Kilpisjärvis ja ka põhjas, et läksime lihtsalt kooli sisse, rääkisime, et tahame esperanto propagandat 1 tund. Ja alati leiti see tund, siis ma viisin läbi selle näidistunni. Ja Bahailu, ta oli bahausuline, see Clarino. Ja ta siis Inaris, seal oli siis Baha keskus, seal nädal aega oli ja neile tegime siis seal kursust. Ja siis ma õpetasin esperantot 2 korral ka Norra selle kõige põhjapoolsemas pealinnas Tromsøs ülikooli juures 2 korral andsin esperanto kursust. Siis üks selline rahvaülikool Svanvik, see oli Vene piiri ääres vasta Niklit, Vene linna Nikkel. Et seal
käisime ka ära Niklis, aga Svanvikis ma olin terve kuu aega, andsin ka esperantut ja elasime. Aga nüüd, kuna see Nikliga oli seoses, mul tuleb veel üks väike seik, kui tohib vahele rääkida. Nimelt, kui raudteed ehitasime seal, kui ma sõjaväes olin, ja see oli kõige põhjapoolsem raudtee ja see jõudis seal Petšenka ja Nikkel välja, nii et Niklisse. Ja kui me ära hakkasime lõpetama seal seda tööd juba, siis nagu viimane või eelviimane õhtu mehed olime koos seal Petšenkas, seal lageda peal kasarmuda tundras ja raudtee ja siis mõtlesin, et kuram, kuidas me niimoodi lõpetame selle asja ära siin, et viinagi ei ole ju. Ja aga siis, et Niklisse minna, eks ole, talvine aeg oli, aga siis oli üks grusiinlane oli, kes oli vedurijuht ja mina ja siis veel üks eestlane ja läksime siis selle veduriga siis viina järgi ja seda raudteed ei olnud enne üldse sõidetud. Sõitsime veduriga ja vahepeal vedur läks rööbastelt maha ja siis saime ikkagi alla panna need segmendid, et ta sinna peale uuesti tagurdaks ja sai jälle peale, sest see liin ei olnud veel nii kindlasti rööpel. Ma hiilisin siis Niklisse ja sinna patrullid olid väljas, kuramus. Sain kuidagi tagantpoolt sisse ja kiiresti selle viinapudeli kätte üle välja jälle sinna raudteejaama ja tagasi ja siis oli köögis kohe seal eeringatel nii nagu kartul ja ühesõnaga lihtne asi oli. Seersant üks Sulevi nimene eestlane tuli hommiku äratama, nende selle visati saapastega ja ühesõnaga asi oli juba lahendatud, et lähme minema sealt. No see on niisugune vahepala, et sõjaväest ka natukene. Nii, aga siin Võsul oli meil siis tõsine plaan, kui see mittetulundusühing oli tehtud, siis tegime sellise, või mõtlesin, et kudamoodi, mis formaadis seda teha, tähendab neid koosolekuid. Et kas hakata nüüd ristiusu kaudu leidma selle inimese olemust ja arutama või kuidagi teistmoodi. Aga need koosolekud ma pakkusin välja, et vaimne vaba vestlus. Et see on siis vaimne vaba vestlus, kõik, kes siia tulevad, on õigus avaldada oma arvamust, oma tõde ja keegi kedagi kritiseerida ei tohi. Ja kõigil jagu oma tõde, sest tõega on niimoodi, et kõigil ongi oma tõde ja seda tõde ei saa keegi kellegilt ära võtta. Ja seega ei ole hirmu ega vajadust karta, et sa nagu ei julge ennast väljendada siin oma tõega. No jah, aga süües kasvab isu ja siis ma siin... Teeme korra ühe pausi, ma võtan ühe kõne, vabandust. Ja. Halloo. Ja, vabandust. Ei pea jätkata, jah? Jah. Nii, siis mis mind vaimses plaanis nüüd esperanto osa muidugi on nüüd enam-vähem räägitud. Neid raamatuid on mul palju, esperanto kirjandust on mul siia kogutud hästi palju, osa on kohvritega üleval laka peal ja mujal ja kirjavahetus oli väga suur. Aga siis 1970 tuli üks väikene selline süst mulle. Nimelt ilmus, sain lugeda seda vaimude raamatut. See vaimude raamat on esperanto keeles ka. Ja siis ma seda lugesin ja mõtlesin, et nüüd ma olen leidnud seda, mida ma olen kogu aeg otsinud.
selle otsimine algas mulle sellest, kui ma olin 4. klassis, kui oli üks jõulude aeg oli ja see oli peale sõda ja tattnina põles, see oli tindipoti sees, oli petrooli ja sinna oli siis taht sisse pandud ja see oli ainuke valgus seal toas. Ja käisime kirikus ära hobusega, tulime tagasi ja mida siis teha? Siis hakkasime juttu ajama selle pimedas poolenisti. Aga mul onutütar oli selline Alma nimeline, kes oli enne taldrikut keerutanud. Ja mina vaatasin, see paberi peal oli kirjutatud siis numbrid ja tähed ringis ja võttis selle taldriku väiksed õhukese taldriku, pani peale, sinna kriips peale ääre peal tehtud, näid käe peale ja see taldrik hakkas käima ja esitati küsimusi ja sealt tulid vastused. Ja mina kõnnin ja vaatan, kuidamoodi tema taldrikut lükkab, et mismoodi ta siis nüüd ikka liigub. Ja kuna see taldrik käis igati pidi ja mitu näppu oli peal, seda ei saa ükski lükata ega muuta, sest aga näputäie all siin tiirles ühtepidi ja teisipidi. Et niimoodi ei saa lükata üldse. Ja siis mina küsisin seal tol korral ka, et küsin, et mis minust saab. Ja öeldi elektriinsener. Jah, põhilise eluaja ma olingi elektriinsener tõesti, pärast kuni võtta. Siis ma küsisin, et millal tuleb kommunism. Selles heas mõttes. Ma seda valusat kohta teadsin juba sellega, et mu isa maalasti. Aga selle sisu, kommunistlik sisu, see ühine koos elu ja ühised elu ja mõtlemine, üksteise aitamine, see oli see tuum. Et millal see tuleb. Ja siis öeldi, et 2032. aastal. Siis ma küsisin, et kus koha peal see tuleb. Öeldi, et Leedus. No ja. Nüüd oli huvitav, et ma nägin siin see raamatut. Oligi, et ma siin kuskil meelt, kus ta nüüd jäi. Tähendab, et 2032. aasta, et kas siis on maailma lõpp või uue algus, on ikka raamat. Mul oli siin, seesama, jah, õigus, seesama. Et ma siit nüüd vaatasin, et siin oli mainitud sellest. Siin on 13, aga 32 oli ka mainitud siin sees. Minu meelest oli selles mainitud igal juhul see korrektuur või täiendus tuli, et see on nii. Mm-hmm. No ja, aga siis see aeg jäi mul nüüd nagu vahepeal oli igasuguseid tegemisi ja ma selle vaimse asjaga väga palju ei tegelenud. Aga nüüd, kui ma sain 70. aastal see esperantokeelse vaimude raamatu, selle lugesin ja leidsin, et võt selles liinis ma pean edasi tegutsema. Siis ma käisin seda igaühele tõlkimas ja tutvustamas esperantokeelest eesti keelde ja tahtsin, et see välja antakse. Noh, selle tõlkis kunagi üks Lipandi nimeline mees, aga tema hiljem sõitis Kanadasse, et ta siin midagi temaga juhtus, mille eest ta tahtis nagu varjuda, et sõitis siit ära Eestist. Ja hiljem ma sain kokku siis selle vaimsete raamatute kirjastuse juhiga Peep Sõbraga. Ja Peep Sõber teadis ka neid asju ja tema võttis siis kätte ja leidis siis uuesti tõlkija prantsuse keelest ja tõlkis ära ja kirjastas ära selle vaimude raamatu. See raamat müüdi küllalt kiiresti läbi, aga Peep oli huvitatud rohkem Urantiast ja ta nagu teist väljaannet ei tahtnud teha, et jääb raamatupoodidesse seisma. Aga ma käisin jällegi
vahepeal mul see jutt läks nüüd niimoodi, et ma ju tutvuresin ülemaailmse spiritismi liikumisega, ülemaailmse spiritismi nõukoguga ja see nõukogu on loodud need Allan Kardeci raamatute baasil. Kõigi need 5 raamatut, neid siin ja siis ajakirjad, mis ta välja andis Prantsusmaal veel sellealased. Selle baasil on nüüd ülemaailmne spiritismi nõukogu ja need kongresse korraldatakse siis iga aasta. Euroopa kongressid ja ülemaailmsed kongressid on need, Euroopa kongressidel ma olen käinud Stockholmis, siis Hoornis, Hollandis ja siis seal Itaalias. Need kolmes kohas olen käinud. Ja täna vasta oli Soomes. Kutsuti, ma ei saanud minna. Nende põhiline tugipunkt on Brasiilia ja Brasiilia keeles, portugali keeles tähendab, on siis need ülemaailmse spiritismi nõukogu see korraldused ja teadaanded, informatsioon on põhiline portugali keeles. Ja nüüd nendega ma see kirjastusega olen seotud ja nad pakkusid mulle siis anna nüüd kahte see raamat, neid raamatuid seal, need sealt. Ja siis teine sealt, see väike. Noh, aga kes selle korralduse olla kustus sai panna? No aga eile nad ju töötasid, ma käisin hommikul majas, vaatasin veel kellaaega isegi. Jah. Suures saalis või kõikides saalides? No aga see tähendab ju mingi tehnilist riket. No okei. No ma võin nüüd olla pärast Okei, davai. Nii. Jätkame. Ja siis pakuti või, kuna ma olin selle ülemaailmse spiritismi nõukogu tööga nagu kontaktis ja nad tahtsid, et ma siin seda Allan Kardeci õpetust nagu edasi levitaksin ja tutvustaksin ja siis pakkusin, ma tõlgiksin ära spiritisme, tähendab Allan Kardeci üks kokkuvõtlik väike brošüür. Selle ma sain ära tõlgitud ja trükitud. Ja teine raamat oli siis Meie kodu vaimuilmas. See raamat on jällegi minul tõlgitud ja Poolas on ta trükitud, et seal pidi odavam olema. Aga kuna need tõlked on sellise, et see on nagu spiritismi nõukogu kontrolli all ja nende kirjastuse kontrolli all, siis ma siin selle välja anda ei saanud, et nende loal ja nad tegid seda nagu tasuta ja kui nad Poolas selle välja andsid, siis sealt toodi mulle ainult 25 eksemplari ja 25 pidid nad veel järgi saatma ja nad ei saatnud ja ma nii palju olen neid kirjutanud, nad ei ole ikka vastanud, nii et ma sellest tüdinesin ära, aga rohkem ma ei ole ise ka seda ette võtnud. Need on need siis. Aga nüüd ma räägiksin hoopis sellest, kuidas me siin edasi informatsiooni saame, sest see põhieesmärk meie koos käimisel on ikka teada, kes me ise oleme. Kes me ise oleme. Ja nüüd meil on ju palju teadlasi ja teoloogi ja kõike ja uskusid ja filosoofiaid ja siiamaale nagu ma ei ole kuskilt nagu julgeid inimesi leidnud, kes oleks lahti seletanud, mis on teadvus, mis on tarkus, kus ta asub inimeses, mis on mõte,
mida tähendab üldse surm ja mida sünd tähendab. Ja need küsimused on mind huvitanud, sest ma ise olen ju inimene ja ma tahan iseenda kohta teada. Ma muidu ei tea teiste kohta ka midagi. Ise ma olen kõige lähem iseendale. Siin on siis unenäod ja tunnetused ja mõtlemise, mõtte ülekanne, mõtte energia mõju ja telekommunikatsioon või sedasi mõtteülekanded. Et mis see kõik on? Ja nüüd tuli mulle meelde jällegi see taldriku keerutamine, aga mind saatus viis kokku ka inimestega, kellel on meediumi anded, kellel on võime võtta seda õhkõrna informatsiooni vastu tekstiliselt. Osa on need, kes saavad nagu, et panevad käe ja pliiatsi paberi peale ja käsi hakkab kirjutama. See on mehaaniline. Aga on need, kes võtavad nagu enese aju kaudu seda vastu. Ja need siis, siin mul on mõned raamatud, kes on niimoodi vastu võtnud tekste ja seda ka ära trükkinud. Siin on üks Riina Valguse vastu võetud kaose äärel olev maailm. See on sümbolite baasil. Need sümbolid on antud enne, need sümbolid nagu siin raamatu peal siin on, aga need on suured lehed kohe. Üks lehtelenk, kes on Rapla ligidal elab, tema võtab pidevalt, tal on neid sadu suuri lehti sellised sümbolitega ja tal tulevad need teated, et ta peab vastu võtma. Ma ei võta vastu praegu. Et kui jälle meedium paneb see sümbolite peale käe, siis ta saab teksti. Ja see raamat on selliste sümbolite kaudu need tekstid saadud. Aga sümbolid on enne antud vaimuilmast. Esimene raamat, mis Silva Iira on seal selline hea meedium, kes võtab vastu, esimene oli siin Elu teispoolsuses. See on nüüd Eesti esimene selline vastu võetud vaimuilmast raamat ja ära trükitud Elu teispoolsuses. Väga kokkuvõtlik üks inimene, kes elas siin Tartumaal, oli lihtsalt selline ravitseja ja tema annab oma informatsiooni oma elust siia. Ja siin on ka väikene selline informatsioon vend Vahindrast ehk Paljasjalne Tõnisson. Tema on mulle ka paaril korral meediumi juuresolekul teinud paar märkust. Mul see sõber, ta ütleb, vastu praegu ei saa vastu võtta. Väga õige. Nii, et selliseid raamatuid nüüd on see Silva on selline kange meedium, et ta saab tekste ka kividelt, et sellised kivid, mis on liigutamata, mis on nagu enne jääaegsed või ka pärast jääaega, mida ei ole nagu maaparanduse käigus ei ole liigutatud, neil on informatsioon sees, mida saab vastu võtta. Nii et väga huvitavaid inimesi on. Mul sõber ei ette järgi. Ta on hooldekodus ja ta iga päev mitu korda helistab, muidugi ta tahab teada. Aga mul ei ole temaga praegu aega. Aga siis ta kardab, et minuga on midagi juhtunud. Ma äkki võtaks korraks mikrofoni küljest ära, et ei... Ta... aga lähe edasi. Siit tahaks nüüd veidikene veel, kuna ma selle esperanto keele vahendusel olen neid vaimseid asju üsna palju saanud,
üks selline keskus on Taanis Kopenhaagenis on Martinuse instituut. Ma olen seal käinud, sealt ka kirjandust toonud ja nemad on ka esperanto keel võtnud omaks üheks ametikeeleks ja on väljaanded tõlgitud ka esperanto keelde. Siis on olemas, Saksamaal on Bruno Gröningi sõpruskond, on selline raamat. See kosmoseasi, Martinuse kosmoloogia, see Martinuse instituut, need väljaanded on sellised siin. Seal on nagu ka nagu kolmas testament nimetavad seda, seletavad sama asja lahti. Kõik nad seletavad tegelikult on uurinud ja kuskil nad jõuavad kõik ikka ühtsetele arusaamadele ka reinkarnatsiooni osas, mida meie kristlik usk siiski ei ole aktsepteerinud siiamaale, mis näitab nende mahajäämust veel kõvasti. Aga küll jõuavad, aega on igavikus küll. Siis nüüd, et neid asju siin seletada inimestele, mis inimene tegelikult on, siis ma tegin visuaalseid asju siin oma inimestele, et ära seletada siis natukenegi. No näiteks meie kõiki räägime armastusest nii palju ja laulud on kõik armastusest ja minu abikaasa küsis ka minu käest, et sa räägid nii palju armastusest, aga mis asi see armastus siis on, et seleta mulle ära. Noh, siis ma mõtlesin siin ja mõtlesin, et ma ei oskagi vastata. Ja siis hakkasin sellist graafikut see tegema. Ja on selline graafika siin, et alla on siis see maa, kus me elame, siis panin need mõtted, mis meil on. Need mõtted, mis meil siin nüüd igapäevased on, panin siia loetlesin siia ära, siis need mõtted, kus me tahame tingimusteta armastusse jõuda, et me olemus oleks või käituks tingimusteta armastuse kohaselt, siis need mõtted siia ülesse. Et me peame siit maisusest, nende maiste materiaalsete mõtetest nagu välja kasvama vaimsete mõtete, igavikuliste mõteteni ja need on siis üleval siin. Et selline on nagu vaimne tõus. Et kui me nende igatsusteni välja jõuame, meil sisemine igatsus on ju olemas, me nimetame ka südametunnistus, see on ka sisemine mõte ja mida me tegelikult igatseme ja soovime. See peabki kunagi ju täituma. Ei saa nii olla, et looja on loonud meile need igatsused, aga meie siin jamame muude asjadega, mis ei ole meile, ei paku rahuldust, ei paku õnne ega midagi, lihtsalt elamine. No. Võib talle öelda, et praegu ei saa. Hallo? Kuule, Leo, mul on külalised praegu, ma ei saa praegu vastu võtta. Helistame üks paari tunni pärast. Jah. Nii, et sedamoodi seletasin selle armastuse siis sisu lahti omale, eks ikka omale ja siis pärast tutvustan, kas see sobib ka teistele. Ja mul sõber, kes on juba teispool, tema aitas siis kompuuteris selle graafiliselt välja teha. Et ma sain sellega esperanto keelde tõlkida ja laiali anda. Aga siis
see oli armastuse probleem. Siis teine, see, ei tea, kus ma selle panin. No jah, olgu. See on neid näitlikke asju, et mis on Jumal, mis on looja ja kuidas oleme siis sellega suhestatud. Et üks selline, ma tegin graafilise lehe ka, aga ma ei tea, kus ma ta panin, ma ei hakka praegust otsima. Et meie kõik oleme ju, meie mõistmine avardub kogu aeg. Ja see ongi, see avardumine ongi areng. Aga mis asi see mõistmine ise on, et Jumal kui looja, see definitsiooni on andnud Allan Kardec, siin on küsinud, tähendab vaimolenditelt või valgusolenditelt ja on saanud vastuse, aga mulle see Emmanuel, vaim Emmanueli teadaanne nagu on või parem, et Jumal on ürgtarkus ja tema kate on ürgvalgus. Et Jumal on ülim teadvus ja meie oleme teadvuse osad, me oleme ka teadvused. Meie kui inimesed olemegi teadvused ja oleme sellest ülimast teadvusest. Samuti, kui võtame, et ürgtarkus on looja ehk Jumal, siis meie tarkus tuleneb jälle sellest ürgtarkusest. Nii et me oleme otseselt nagu sealt oleme väljundid. Et see looja, see ürgtarkus räägib oma tarkuse meie kaudu, ta siis kompab või areneb ka. Me oleme kaasloojad. Seega, kui meil on see tarkus või mõistmine olemas, kui me mõistame seda, et me peame ainult headuse suunas elama, siis sellega me loome harmooniat endas, ühiskonnas, perekonnas, universumis, igavikus, et see on kõik omavahel hästi seotud. No, võtame niimoodi piltlikult päikene, ütleme, et kui päikene oleks nüüd see looja ja päikese kiired oleme meie. Et sedavõrd otseselt oleme me selle loojaga seotud. Meie ei ole päikene, aga me oleme tema kiired. Et selles osas edasi arendada siis, et meie elu oleks, kui me sellest juba aru saame ja selle järgi käituma hakkame nüüd armastuse mõtete järgi käituma, et meile muid mõtteid ei lasegi sisse tulla, siis me lähme harmooniasse nii tervislikult, füüsilises plaanis, et me ei tee endale kahju, ei tee ka teistele kahju. Et see on niisugune tasakaalu leidmine, et elada kõigi hüvanguks. See tähendab, et arvestada ja hinnata igat inimest võrdsena, vähemalt võrdsena iseendaga, sest looja ees oleme kõik võrdsed. Algarengu etapp on meile kõik antud sama. Me peame ise jõudma, korrigeerima ennast järjest Jumala tarkuse poole. Et see on see arengutee. Ja nüüd ma siis siin mõtlesin, et kuidamoodi seda veel piltlikult või visuaalselt teha. Et ütleme, et on üks, tegelikult ma selle alguse sain, kui ma käisin Leedus Kaunases, on seal Tširlionise muuseum. See on üks väljapaistvamaid heliloojaid ja kunstnikke. Ja tema maali ma vaatasin, see suur mägi oli, kus seda rahvas läks selle mäe nõlva mööda ülesse poole. Ja nüüd ma
rehkendan, et kujutluses igaüks võiks teha omale tarkuse mäe. Üks kõrge mägi, eks ole, ja sinna oleme kõik üles ronimas. See on tarkuse mägi. Meie siin alt hakkame minema, eks ole, nii palju takistusi on, nii palju erinevaid teeradasid on sinna üles minna, üksteist aidates, komistades. Aga siht on see, et harmoonia oleks meie tegevuses, üksteist aitamine, ennast salgav üksteise aitamine peaks olema või muutuma meie loomuse põhiosaks. Ennast salgav üksteise aitamine ehk nagu öeldakse, vaimuvendade ühtsus. Ja kuna me sisuliselt oleme vaimolevused ja oleme igavikulised, surematud, vaimu intellekt on surematu, vaim kui intellekt, kui teadvus, see kogu aeg avardub selle suure tarkuse suunas, mis on loojal, mida me ei hooma veel, aga millest me väga palju järjest, mida rohkem avardame oma mõistmist, seda lähemale me selle mõistmisega jõuame ka looja mõistmisele. Tähendab, mida tema soovib ja selle täitmisele. Nüüd, et teada rohkem, selleks on tarvis mitte üks elu, vaid selleks läheb vaja väga palju reinkarnatsioone. Mulle öeldi ülevalt, et ma praegu elan 356. reinkarnatsiooni. Eelmises reinkarnatsioonis öeldi, et ma olin Kanadas ja tegin sama tööd, mitte tööd, vaid seda vaimset, tähendab, õpetust jagasin, aga jagasin põranda all, et see oli keelatud. Nii et ma sisuliselt teen seda sama. Ja nüüd, kui mõelda edasi, et ma olen mõtelnud, et kas tagasi tulla siia või mitte, kuna see meie planeet on väga ilus planeet, kuid see mõistmise tasand on siin võrreldes teiste planeetidega, kus on arengud pea samalaadsed kui meil, nende arengutasemed on kõrgemad, see on üks madalamaid, aga siin on, see maa on loodud ka eksperimendi planeediks. Et siin, nagu öeldakse, looja eksperimenteerib oma loomingut. Sellega on ka väga palju muutusi, väga palju selliseid asju, mis ei ole stabiilsed, aga samal ajal öeldakse, et elu on liikumine. Ilma liikumiseta elu ei ole. Aga liikumine tekitab muutust. Aga muutus annab võimaluse, muutusega kaasneb areng. Ja niimoodi siis me kogu aeg pidevas liikumises, muutumises arenemegi oma mõistmises looja kui ürgtarkuse poole. Ja mida sina siia tulid nüüd näuguma? Ja käib mul külas kogu aeg. Aga silitada ei saa sind. Kuule, sa on niisugune asi, et siis tahab, et ma mängiksin teda ja siis tuleb käppa sisse mul. Küünista, mine nüüd ära. Mine, räägi teistega või? Ja. Ja nüüd on selline, mis ma teada olen nüüd saanud ja jälginud, mine õue. Et see jumaliku tõde, kuigi meil on igaühel oma tõde, aga jumaliku tõde saada sellist informatsiooni saab valgusolenditelt. Et siin on vahe harilikud vaimud
tähendab hariliku arengutasemega, need on siin, kui ma taldrikut keerutan, siis ma valgusolenditega ühendust ei saa. Kui ma välja kutsun, siis valgusolendit ei tule. Valgusolend tuleb spontaanselt, tuleb siis, kui tahab ja otsib ise meediumi. Valgusolendid on need, kes on juba informeeritud, kes mine ära, kuule, mine ära. Et ja valgusolenditega saavad siis üksikud meediumid ainult kontakti ja sealt on võimalik tõde saada. Või tähendab, on võimalik selle arengu suunda nagu täpsustada igaüks, mis ta peaks veel tegema või olema, et arengus seisma ei jääks, et edasi me läheks. Meil selliseid meediume on vähe. Kui see peab väga puhas kanal olema, ise peab olema väga selline kõikide hüvanguks püüdlev inimene, armastuse baasis puhas olema, siis on see vastuvõtt ka, see kanal või energia sagedus on ka siis vastav, et ta saab selle energia sageduses omale infot, et see ulatab temani. Kui see inimene vahepeal hakkab oma maiseid mõtteid, midagi mõtlema selliseid, kas kellegi peale või kasu või viha või kanal kohe saastub, seda enam valgusolendit kasutada ei saa. Vaimolendid saavad kasutada, aga valgusolendid